Tere, aitäh! Kõigepealt soovin kõigile ilusat lapse õiguste kuud, et väga suur rõõm on siin täna olla. Mina tõesti olen siis Pirjo Turk, nagu juba tutvustati, ja töötan siin Sotsiaalministeeriumis töö- ja pensionipoliitika osakonnas, kuid siis eelmise valitsuse koosseisu ajal oli mul au läbi viia vanemahüvitise ja puhkuste süsteemi muudatusi. Et seetõttu siis täna räägiksin nii tööst kui ka pereelust ja kuidas meil Eestis on läinud töö- ja pereelu ühitamisega ja miks sellest on ikkagi vaja rääkida ja miks seda on vaja teha. Nii, kui me üldse, ma arvan, et seda palju kuulda olnud, et räägitakse ühtlasemast hoolduskoormusest, et see kostub selline kantseliitlik võib-olla, aga et selleks, et järgnevatele slaididele siis selgitusi anda, et miks me üldse räägime siis naiste ja meeste võrdsemast tööjaotusest nii tööelus kui ka pereelus, et siis on oluline meelde tuletada, et miks see kõik vajalik on. Ja lisaks ütlen, et tänastel slaididel siis lõpupoole ma käsitlen ka natukene eriolukorda ja töö- ja pereelu ühitamist, et ei räägi ainult sellest vaatest, mis on viimase võib-olla sellise 10 aastaga juhtunud töö- ja pereelu ühitamise maastikul, vaid räägin ka siis natukene kõige aktuaalsemast teemast ka. Aga siis tõepoolest 2010 aastal ilmus üks kogumik Teel tasakaalustatud ühiskonda, kus Leeni Hansson siis kirjutas ka artikli töö- ja pereelu ühitamise kohta ja tema leidis siis oma artiklis, et Eesti on suundumas Põhjamaade väärtuste ruumi poole, kus meeste ja naiste puhul väärtustatakse nii nende tööga kui ka perega seonduvaid rolle. Ja seda ma võib-olla siis tahakski natuke siin oma slaididel vaadata, et kuidas siis 10 aastaga kõik läinud on. Aga nüüd ikkagi selle küsimuse juurde, et miks me räägime ühtlasemast hoolduskoormusest. Kuna on lapse, siin me oleme kõik laste kaitse nimel ka, siis kindlasti on siin väga oluline aspekt, et kuidas see lapse jaoks on, kui mõlemad vanemad hoolitsevad tema eest ja mõlemad vanemad on võtnud ka lapse esimestel aastatel näiteks aja maha, et lapsega kodus olla. Et erinevad uuringud näitavad, et mida rohkem on lapsel lähedasi inimesi, kes tema eest hoolitsevad, siis seda suurem on ka selle lapse turvatunne ja seega see mõjutab ka tema hilisemat elu, kus ta on kindlasti ka enesekindlam ja õnnelikum. Ja uuringud ongi näidanud, et lapsed, kes sünnivad peredes, kus mõlemad vanemad on võtnud aja, et lapse kasvatamisel pühenduda, kasvavad enesekindlamaks, nagu juba öeldud, ja neil on ka sellised paremad sotsiaalsed oskused. Rootsi üks uuring näitas ka seda, et kui me nüüd tuleme selle juurde, et miks isadele võiks olla kasulik hoolitseda laste eest ka esimestel kuudel, et mitte ainult seetõttu, et saavutada lähedane suhe oma lapsega, vaid tegelikult isegi on nähtud siis kaudseid mõjusid selles, et isad, kes on olnud lapsega kodus, võtnud selle aja, tegelikult elavad pikemalt hiljem, sest et nende tervisekäitumine ja riskikäitumine on paranenud. Et see on siis Rootsi üks uuring, kuna Rootsis on juba pikka aega selline süsteem olnud käigus, siis nendel on olnud juba võimalik uurida neid isasid, kes siis juba seal 70-ndate lõpus, 80-ndatel võtsid selle aja, et lapse hoolduspuhkusel olla. Ja samuti on nähtud siis seoseid, et mehed, kes on hoolitsenud väikelapse eest, on hiljem ka altimad näiteks oma vanemaealise vanema eest hoolitsema, kuna see kogemus juba kellegi eest hoolitseda on suuremalt olemas. Ka ajuteadlane Jaan Aru on välja toonud, et tegelikult laste aju areneb paremini ja mitmekülgsemalt, kui lapsega on tema esimestel eluaastatel kodus lisaks lapse emale ka lapse isa. Ja nüüd, kui tuleme ka siis emade juurde, et miks see emadele on kasulik, siis ma võib-olla nüüd lähen sellistesse numbrimaailmasse, et meil on Eesti naised olnud kõrgemalt haritud juba mitukümmend aastat ja nad on väga ka soovivad ennast teostada tööturul. Et kui me vaatame siis näiteks
tööhõive määrasid, siis me näeme, et peredes, kus kasvab laps vanuses 3–6, on naiste tööhõive määr 83,7% ja meestel 93%, 93,7%. Aga samas siis peres, kus noorim laps on 1-aastane, on näiteks naiste tööhõive määr 27% ja meeste tööhõive määr 92%. Et siin on näha, et need erinevused on väga suured. Et see tundub meile võib-olla kõik loogiline, sest see on see periood, kus ollakse lapsehoolduspuhkusel ja ma arvan, et me Eestis olemegi uhked selle üle, et meil on niivõrd pikk tasustatud lapsehoolduspuhkuse periood, aga sellel võib olla nagu, kui see on ainult ühe vanema poole kaldu, siis sellel on mõjud selle naise hilisemale elule, et kuna praegusel juhul siis ikkagi on naised peamiselt olnud lapsega kodus. Et see kajastub näiteks ka nende võimaluses siis karjääriredelil tõusta ja ka näiteks siis erinevad pensionikogumised ja kõik sellised asjad mõjutavad ka hilisemat elu. Aga palgalõhest, eks ole, on kõik kuulnud, et ma ei hakka siin neid numbreid tooma, aga ma lihtsalt näitan võib-olla ka selleks, et iseloomustada seda ressursside ebavõrdset jaotumist just siis tööturul ja ka siis ressursside kui palga mõttes, siis on näha siin selline joonis, et kus tuleb välja siis, et selleks, et saada Eestis samasugust palka nagu keskharidusega mees, peab Eesti naisel olema kõrgharidus. Ja miks ma selle teema siin tõstatan, on ka seetõttu, et ma töötasin ka praksises, kus ma viisin 10 aastat tagasi läbi palgalõhe uuringu ja sealt ikkagi tuli väga tugev seos palgalõhel ka sellega, et meie Eesti naistel on niivõrd pikad karjäärikatkestused, et neil ei olegi võimalik siis sinna samale tasemele karjääris jõuda kui meestel ja ka see siis annab tunda palkades. Ja selge seos oli laste olemasolu puhul, aga tegelikult ka naiste vanuse puhul, et kui naine on just sellises fertiilses eas, siis tööandja tegelikult ei julge teda väga edutada karjääris, kuna ta kardab, et see võib olla nüüd see periood, kus naine hakkab pere looma. Ja üks huvitav fakt veel, et kui mehed abielluvad ja saavad lapsed, siis tööandjal on tavaliselt selline märk, et ta on stabiilsem tööturul või tööandja jaoks ja nende palk on kõrgem kui mitte abielus meestel, siis naistel on vastupidine efekt. Et ka palgalõhe uuring näitas meile seda. Ja veel, enne kui ma jõuan siis nagu meie tulemusteni, tahaks näidata seda slaidi, et kui 80-ndatel oli ikkagi näha väga suur seos sellega, et riikides, kus oli madal naiste tööhõive määr, siis oli kõrge sündimuskordaja, siis nüüdseks on see risti vastupidi läinud, et nendes Euroopa Liidu riikides, kus on head võimalused töö- ja pereelu ühitamiseks, on ka siis sündimuse näitajad palju kõrgemad. Et seetõttu see annab meile indikatsiooni, et Eesti naised, nii nagu ka Eesti mehed, soovivad ennast teostada tööalaselt ja ka peres, aga selleks on väga oluline, et see oleks kuidagi tasakaalus rohkem ja et oleks loodud siis need võimalused töö- ja pereelu ühitamiseks. Ja üks muidugi oluline osa on sellest, et kui meestega seda hoolduse kohustust võrdsemalt jaotada. Nii. Aga jah, muidugi ma tahaks siinkohal ka öelda, et sündimust ei mõjuta muidugi ainult ainus tegur, et see on kombinatsioon paljudest erinevatest mõjutajatest, et siin on olulised riikide perepoliitika meetmed, konkreetse ühiskonna kultuuriline taust, riigi üldine heaolutase ja noorte perede võimalused ka iseseisvumiseks. Et need on kindlasti kõik olulised märksõnad selleks, et sündimust mõjutada. Aga lihtsalt tulen siis ka selle juurde, et tõesti 2017 aastal otsustas siis või kiitis Vabariigi Valitsus heaks vanemapuhkuste ja hüvitiste süsteemi muudatused.
ja selle kõige eesmärk oli siis suurendada paindlikkust ja vanemate valikuvõimalusi, et nad saaksid kombineerida siis omavahel lapsega olemist, kodus olemist ja ka töötamist, kellel selleks on soovi ja tahet. Ja juba see hoolduskoormuse võrdsem jaotamine, et sellest ma olen siin juba palju rääkinud, et kindlasti oli ka see eesmärk. Ja toetada vanemate osalust tööturul, et nagu me teame, siis meil on, eks ole, vananev ühiskond, meil on töökäte puudus olnud, praegu muidugi on eriolukord ja olukord on natuke teine, aga see, ma arvan, et sellisele pereloome eas lapsevanematele või naistele, meestele on nagu mõnes mõttes ühiskonnas kõige suurem selline surve, kuna nad on parimas tööeas, aga nad on ka parimas pere loomise eas. Et seetõttu me tahame võimaldada võimalikult palju riigi poolt ka seda, et neil oleks võimalus kombineerida mõlemaid soove, kui pere seda tahab. Nii, aga nüüd ma lähen siis selle juurde, et kuidas meil on läinud isapuhkuse kasutamisega ja vanemahüvitise kasutamisega isade poolt. Et siit on siis näha, et 2013 oli minu teada aasta siis, kus taastus tasuline isapuhkus, et siin vahepeal kriisiaastatel ei olnud isapuhkus tasuline, et puhkust oli võimalik võtta, aga seda ei tasutud. Aga see taastati 2013 ja siit on siis näha, et kui 2013 aastal võttis isapuhkust, mis oli siis 10 tööpäeva, 2 kuud enne või 2 kuud pärast lapse sündi, võttis veidi enam kui pool isasi ehk 55%, siis eelmise aasta lõpuks oli juba see osakaal enam kui 3/4 ehk 76%. Ja siis samuti on ikkagi ka viimastel aastatel kasvanud nende isade osakaal, kes on siis lapsehoolduspuhkusel ja saavad vanemahüvitist. Nüüd 1. juulist 2020, eks ole, muutus isapuhkuse süsteem ja 10 tööpäeva asemel on võimalik isadel võtta 30 kalendripäeva isapuhkust. Ja lisaks on oluline mainida, et kui enne oli see võimalus ainult nendel isadel, kes töötasid töölepingu alusel või siis avalikus teenistuses, siis nüüd on see võimalus absoluutselt kõigil isadel. Et kas ta on töötanud või ei ole töötanud, et see ei sõltu töövormist, et nii nagu vanemahüvitist saab ema, või isa, kes ei ole eelnevalt töötanud, siis täpselt sama süsteem on nüüd selle isa vanemahüvitise puhul. Ma küsisin Sotsiaalkindlustusametist, et palju siis nende mõne kuuga on võetud isa täiendavat vanemahüvitist. Ja ma sain vastuseks, et see on ligikaudu 52%, aga ärge nüüd ehmuge, et kas number on alla läinud, et kuna see süsteem on nüüd teine, et 30 kalendripäeva on võimalik kasutada kuni lapse 3-aastaseks saamiseni, et siis see tegelikult ei näita, et see on vähenenud, sest et paljud isad järelikult või ma loodan ja arvan, et isad osad siis otsustavad kasutada seda hiljem, kui laps on natuke suurem. Et need 52% on siis võetud nendest, kes on siis sisuliselt kohe, kui laps sünnib, kasutanud juba mingis osas neid isapuhkuse päevi. Et seda isapuhkust on võimalik võtta ka niimoodi jupiti või terve kuu kaupa, et see ongi see soov olnud, et anda vanematele seda paindlikkust, et isa võib seda võtta koos emaga samal ajal, võib võtta pärast eraldi ja võib kombineerida, et millal ja kuidas. Et ühesõnaga ma arvan, et ka see 52%, kes siis, et kui arvestades, kui palju lapsi on sündinud nendel kuudel, on väga hea tulemus. Juba eelneva slaidi põhjal on siis mõista, et ikkagi vanemahüvitise saajate seas on olnud üldjuhul suurem osakaal emasid läbi aastate, aga vaikselt see sinine tulp on ka kasvamas.
ja on ka üha rohkem isasid, kes kasutavad neid võimalusi. Nii. Kui nüüd lähme siit edasi, et räägin natuke ka selliselt üldisemalt erinevatest puhkuseliikidest, et tegelikult üha rohkem Euroopas ja üldse maailmas, kui me räägime töö ja pereelu ühitamisest, siis tegelikult enam ei peeta silmas töö ja pereelu ühitamist võib-olla laste eest hoolitsemise näol, vaid ka, kuna meil on, nagu juba mainitud, vananev ühiskond, et siis on meil ka tegelikult väga palju neid inimesi, kes peavad hoolitsema oma mõne täiskasvanud lähedase eest. Et siit on näha ka, et Eesti Sotsiaaluuringu andmetel siis oli 2019 aastal veidi alla 3000 neid, kes hooldas alla 18 aastast last, aga ligikaudu 19 800 oma täiskasvanud pereliiget. Et seega kindlasti tuleb poliitika kujundamisel ka seda väga silmas pidada, et oleks loodud võimalused ka siis täiskasvanud pereliikme eest hoolitsemiseks. Aga kui veel tulla ikkagi laste juurde tagasi, et siis kui me vaatame 10 aasta taguseid ja siis eelmise aasta numbreid lapsepuhkuse kasutamise osas, et siis on ka näha ikkagi, et kui 2010. aastal kasutas lapsepuhkust ligikaudu 14% mehi, siis juba eelmisel aastal oli see osakaal 29%. Ja puudega lapsepuhkust on hakatud ka üha rohkem kasutama. Ja siin on näha, et on samuti väike siis tõus selle puhkuse kasutamise osas meeste seas. Et need on, ma arvan, sellised ikkagi ka olulised märgid, et mis näitavad, et ehk on muutumas see, et laps on peamiselt ema, last seostatakse peamiselt emaga. Nii, aga nagu ma lubasin, siis ma räägin natukene ka lastevanemate töötamisest ja pere toimetulekust eriolukorras, et me aprillis viisime läbi sellise väikese küsitluse, mida meil aitas siis küsida Turu-uuringute Aktsiaselts ja siis vastajate arv oli 605 lapsevanemat. Et meie eesmärk oligi teada saada, et kuidas lapsevanemad on eriolukorras hakkama saanud. Ja mis meil siis selgus, see on muidugi üpris ootuspärane joonis, et mida väiksem on laps või siis noorim laps, seda rohkem oli siis neid vanemaid, kes vastas, et see eriolukord on mõjutanud tugevasti nende võimalusi siis igapäevaelu elada ja tööd teha. Ja mida vanem laps, siis seda vähem oli eriolukorral mõju. Mida me veel selle uuringu põhjal saame öelda, et lapsevanematel oli võib-olla tavaelanikkonnaga võrreldes veidi rohkem võimalusi teha kaugtööd, et ligikaudu 36% vanematest vastas siis, et nad said teha eriolukorra ajal kaugtööd. Ja just siis see oli ka näha, et kaugtööd saavad teha tavaliselt rohkem need, kes on kõrgharidusega, avaliku sektori töötajad, kõrgharidusega ja avalikus sektoris töötavad, et lapsevanemate seas siis lastevanemate haridustase on ka keskmisest natuke kõrgem kui keskmise elanikkonna seas. Aga kuna aeg hakkab otsa saama, siis ma lähen edasi, et siin on võib-olla lihtsalt ka selline küsimus, et kuidas see stressitaset mõjutas. Et meie see küsitlus näitas ka, et koduse elukorralduse stressirohkus on seotud ka laste arvuga, et 3 ja enamalapseliste perede lapsevanematest, et nendel oli vast kõige rohkem, aga nagu siit on näha, et tegelikult oli ka peresid, kellele selline kodukesksem elukorraldus sobis paremini. Aga neid oli paraku natukene vähem. Aga kuigi me näeme mõlemas tulbas, et on neid nii ja naa vastajaid, ehk siis suhteliselt neutraalseid vastajaid, isegi kõige suurem osakaal võrreldes teiste vastusvariantidega.
nii, aga kuna aeg on lõppemas ja ma olen nüüd nii paljudest numbritest rääkinud, siis ma otsustasin siia lõppu näidata teile ühe aastate taguse video, mida te ilmselt olete kõik näinud ka, aga võib-olla mu sõnum siis selle video põhjal olekski see, et ma arvan, et need ajad, kus selliseid olukordi tekiks, on muutumas või siis jah, et juba vast selliseid olukordi ei tekigi, sest et ma arvan, et aeg on selles osas muutunud, hoiakute osas. Tere hommikust, vabandust. Oot. Teie olete kelle sekretär? Ma ei ole sekretär. Ta ei saanud aru. Kelle sekretär teie olete? Ma ei ole sekretär. Kes te siis olete? Kas siin on juhatuse esimeeste koosolek? Jah. Aga teie ei ole juhatuse esimees. Te olete naine. Ma juhin turul kolmandat tegijat. Ei juhi. Siin on ehitusettevõtjad. Tupperware on kõrvalruumis. Minu erialaks on betoon. Päriselt või? Võib-olla me hakkame pihta. Mis see sul on? See on tütar. Ta on vaikne. Tere kõigile. Miks ta siin on? Kaasa võtsin. Lapsel ema ei ole või? Kas te olete juba pihta hakanud? Äkki saate ta enda kätte võtta? Teil on rohkem kogemusi. No kui ta karjuma hakkab, mis siis? No ta ei karju ju. Nagu hakkab. Aga kui ta... No saad isegi aru. Hakkame nüüd pihta, palun. Ma pean 2 tunni pärast teised 2 lasteaiast ära tulma. Äkki saate teie minna? Need ei ole minu lapsed. Lapsed ei tee vahet ju. Lapsed ei tee vahet ju. Võib-olla me teeme nüüd tööd. Jah, teeme. Ühesõnaga suur tänu, nagu öeldud, ma arvan, et see olukord enam pole selline, et kui siin oli küsimus, kas nii peabki olema, siis ma arvan, et võib vastata, et ei ja nii ei olegi. Aga suur tänu teile kuulamast.